aga tere tulemast vaatama siis Tagasi kooli YouTube'i laivi ja täna me räägime teile Eesti Raudteest. Minu nimi on Moonika Lilles ja olen Eesti Raudtee kommunikatsioonijuht ja olnud selles ametis juba pea 4 aastat ja minu kõrval on? Tervist! Ka minu poolt on väga tore ka täna teiega kohtuda, küll natuke kahju, et läbi nüüd arvutiekraani ka, aga siis minu nimi on Marius Kupper ja olen Eesti Raudtee turvajuht. Aga Marius, et oskad sa öelda, miks me täna oleme tulnud siia Kopli kaubajaama selle asemel, et viia siis õpilased meie mugavasse ja kaasaegsesse kontorisse Telliskivis? Kopli kaubajaam on läbi aegade olnud üks väga äge koht, väga huvitav koht ja ka tõenäoliselt üks viimase aja ägedamaid asju, mis võib-olla kõnetab teid kõiki, kes te meid praegu sealtpoolt ekraani kuulate, et siis aastal 2019 me täpselt circa 2 aastat tagasi siis siin samas kohas minu selja taga, vaid mõned meetrid siit kohast, filmiti siis kuulus film Tenet, Hollywoodi suur kassahitt, mis on tänaseks teeninud peaaegu $500 miljonit, mida on vaadanud ka ainuüksi Eestis rohkem kui 100 000 inimest. Et siis sama terve selle filmivõtte ettevalmistus, läbiviimine ja me ise raudteelastena oleme ka veendunud, et filmi kõige ägedam kaader filmiti just nimelt siinsamas, siis Kopli kaubajaamas. Jah, et tõepoolest, et Kopli kaubajaam on vist võib kindlusega öelda, et Eesti Raudtee taristu üks kuulsamaid kohti. Aga tegelikult meil on ka teine põhjus, et miks me teid siia Kopli kaubajaama õue tõime. Et nimelt hästi tihtipeale aetakse meid sassi võib-olla Elroniga, et need on need oranžid rongid, mis siis taristul liiguvad, et meie siiski oleme taristuettevõte. Ja meil on lausa 150 aastat ajalugu, nii et 1870 aastal hakkasid siis liikuma siis rongid meie taristul ja aastast 2009 siis oleme riigi ettevõte. Ja tõepoolest, et me tegeleme taristuga, meil on 1214 kilomeetrit raudteed, millest siis 215 kilomeetrit on elektrifitseeritud raudteelõike. Meil on 129 ooteplatvormi, kus siis reisijad ootavad ronge. Ja samuti on meil ka tegelikult üpris palju kinnisvara. Nii et sellised tegevused, aga peale selle me tegelikult ka juhime liiklust. Nii et nagu te siin minu taamal näete, siis seal on Kopli kaubajaam, jaamahoone, kus siis istuvad vastavad töötajad, kes siis seda liiklust siin piirkonnas juhivad. Aga samuti siin suht lähedal Telliskivis on meil siis kontor, kus on ka juhtimiskeskus, kus siis igapäevaselt siis oma 50 töötajat tegelevad sellega, et meie raudteel toimiks siis ohutu ja regulaarne ja graafikuäärne liiklus. Ja samuti siis, eks ju, ma juba tiba rääkisin teile klientidest, et kes siis meie raudteed kasutavad, et nendeks on siis reisijate poole pealt näiteks Elron, samuti siis GoRail. Ja kui rääkida siis kaubavedudest, siis on olemas selline teine riigiettevõte, mille nimi on siis Operail. Et siis sellised asjad ja võib-olla numbriliselt veel välja tuua, siis umbes aastas meil on läbilaskevõime 40 000 tonni kaupa ja me võime teenindada siis kuni 10 miljonit reisijat aastas. Nii, aga võib-olla siis, Marius, äkki sina siis räägid meile veidi projektidest? Jaa, et kui vahest jääb tunne selline võib-olla, kes iga päev ei ole selle köögieluga raudtee poole pealt nii hästi kursis, et raudtee on selline, võib-olla ei ole nii liikuv või asjad nii kiiresti ei muutu, siis viimaste aastate ikkagi raudtee on väga palju muutunud. Et olles ise olnud Eesti Raudteel tööl rohkem kui 20 aastat, siis tõesti viimastel aastatel toimunud väga suurte projektide majja tulek ja nende väga suurte ja veel suuremate projektide jätkumine on tõenäoliselt see, mis oma tulemusena mõjutab meid täna Eestis raudteel ja raudteed kasutavad nii kliente, reisijaid kui ka raudteetöötajad kõiki väga palju. Siin saab siis välja tuua ka, et täna Eesti Raudtee on selline väga keskkonnateadlik ja väga sellisest loodusest ja keskkonnahoiust hooliv ettevõte, et siis üks suurimaid projekte, mis lähiaastatel selle raames ka tulemas on siis raudtee elektrifitseerimine. Kui korra Moonika juba ütles, et meil täna on seda elektriline peaaegu paarsada kilomeetrit, siis lähiaastatel
on see märkimisväärselt nii-öelda kasvamas, mis tähendab seda tulevikus, juba lähitulevikus saab sõita elektrirongiga, kui on siis meie põhiliinid elektrifitseeritud, mis tähendab Tallinnast esialgu Tartusse, Tallinnast Narva, saab sõita elektrirongiga, mis toob omakorda kaasa sõidumugavust, kiirust ja veel kõik ägedad sinna juurde kuulub. Teine väga äge asi on kindlasti, mis on siis, me oleme näinud väga sellise positiivse nii-öelda sellise efektina, kui me ehitasime 8 kilomeetrit Riisiperest Turbasse, nii-öelda Riisiperest Turbasse raudteelõigu, et see tõi kaasa inimeste poolt väga hea vastuvõttu. Siis nüüd on tänaseks põhimõtteliselt, võib öelda, on otsustatud ka, et siis on otsustatud see ka, kus me ehitame Turbast Haapsalu, võib isegi öelda Rohukülla, ehitame siis nii-öelda uuesti raudtee tagasi, sest ei saa ütlemata, et ajalooline Eesti raudtee 150 aastat tagasi nullpunkt on endiselt Haapsalus ja raudteelast on hästi hea öelda, me viime raudtee nii-öelda siis koju tagasi. No võib-olla sina kui ohutus inimene, et oleks hea ka välja tuua tegelikult see, et me oleme investeerimas siin lähiaastatel 11 miljonit eurot sellesse, et siis suurendada ohutust meie ülesõitudel ja ülekäikudel ja just eile meil tegelikult algas ka ehitustöö Veereni ülekäigul, et meil on sellised 9 ülekäiku, kus me paneme siis erinevad lahendused, siis automaatika ja siis LED-ribad, et kõike seda ohutust parandada veelgi rohkem. Ja võib-olla siis, kui rääkida veel siis keskkonna teemadest, et sa küll tõid välja elektrifitseerimise, aga kindlasti võiks ka mainida seda, et alates sellest aastast Eesti Raudtee kasutab ainult rohelist energiat, ehk siis taastuvatest allikatest ostetud energiat. Ja meie elektritarbimine aastas on võrreldav lausa 10 000 kodumajapidamise elektritarbimisega. Ja võib-olla ka hea selline fakt Eesti Raudtee kohta on see, et 2019 aastal me pälvisime ka vastutustundliku ettevõtluse edendamise eest kuldmärgise ja me tegelikult toimetame pidevalt selle nimel, et kõik meie lahendused, mida me kasutame nii taristus kui ka mujal, et oleksid võimalikult keskkonnasõbralikud. Võib-olla ma lihtsalt ütlen veel ka ühe mõttena, ei saa just, kui Monika korra mainis, et sellise eluaegse tegelikult ohutuse ja turvalisuse eest vastutava inimesena ka, et siis tõesti ka enamus need projektid, kas nad on siis seotud uute asjade ehitamisega, remontimisega, inimesed, kes on 24 tundi meie juhtimiskeskuses, seisavad hea raudteeliikluse korraldamise eest, siis läbivalt tõesti täna Eesti Raudteel üks olulisemaid märksõnu on ohutus, turvalisus ja selle nimel teevad eranditult ja panustavad sellesse sisuliselt kõik Eesti Raudtee töötajate, olenemata ametikohas, kas töötatakse iga päev kuskil nii-öelda põllu peal, raudtee peal, rööbaste peal või ollakse juhtimiskeskuses või tehakse kontoris nii-öelda ametnikuna tubli tööd. Kõik annavad nii-öelda ohutuse ja turvalisuse tagamisse oma panuse. Aga räägiks siis veidi ka töötajatest võib-olla, et me oleme suur regionaalne tööandja, et Maarjus, kas sa tead, palju meil hetkel töötajaid on? Kui me eksi ka, et siis meil on tänaseks ettevõttes tööl 670 inimest ja mis on hästi vahva, mis võib-olla ei ole päris tänapäeva selliste uute ja ettevõtete tavapärane see, et Eesti Raudtee keskmine tööstaaž nendel 670 inimesel on keskmiselt 20 aastat, mis näitab seda ka, et ka minu iseenda, nagu ma ütlesin korda, tööstaaž on 22 aastat. Tulin kunagi aastal 1909 tööle, arvates ka, et ühe aasta ja siis võib-olla midagi muud. Ütlen ühelt poolt väga positiivselt ja hoiatavalt, et raudtee on niisugune väga äge koht. Raudtee tööle tulles ta peaaegu märkamatult neelab sind endasse. See töö tegelikkuses järjest kasvavalt meeldib, ta pakub sulle aastast aastasse erinevaid võimalusi ja väljakutseid. Ja mis on kindlasti ka, et just ka noorematele inimestele tänapäeval on hea välja öelda, kui tihti arvatakse, et võib-olla sellist innovaatilist IT-alast või mingi automaatika-alast tööd saab tehagi mingites väga nii-öelda jutumärkides peenetes kontorites, siis kindlasti siin ei ole. Juba tänane Eesti Raudtee otsib
väga aktiivselt nii-öelda IT-teadlikke, automaatikateadlikke, insenerikogemustega noori inimesi, kes tuleksid ja loodetavasti, kes ka jääks aastateks, aastakümneteks nii-öelda Eesti Raudteele tööle ja annaksid siis kaasa oma panuse meie siis väga tegelikult uutele suurtele projektidele. Ja et võib-olla üks huvitav fakt meie kohta veel, et kui Marius siin rääkis sellest, et kuidas tema raudteele tuli, et siis kui mina raudteele tulin, siis mulle tundus seda, et raudtee on ikkagi suht mehine amet, siis tegelikult nõnda see ei ole. Et nagu meie täna siin Mariusega, on tegelikult ka raudtees nõnda, et meid on naisi ja mehi pooleks. Nii et selline huvitav fakt ka meie kohta. Aga rääkis võib-olla veidi enam teenistustest ka, et kes meil siis raudteel töötavad, et alustaks kohe võib-olla taristuteenistusest, et me oleme teile täna siia taha tellinud sellise toredat Teeameti auto, millega siis tehakse erinevaid asju siis raudteel, et nii-öelda siis parandada raudteed, hooldada, et sellised põnevad autod on ainulaadsed, kuna nendel on siis high-rail rattad, mis tähendab seda, et need, kes juhivad taolist autot, nendel peab olema ka tegelikult vedurijuhi luba, sest et nagu ainult nende high-rail ratastega saab ka sõita siis raudteel. Et siit korraks sõnajärg üle võtta, siin on ka hea näha paralleeli praegu, ütleme ka. Siin on siis, ütleme, suures pillis nii-öelda tänane Eesti Raudtee väga paljuski meie igapäevane töökorraldus. Näete, tellisime täna spetsiaalselt teie jaoks ka sellise võrdleva materjalina ka sellise nii-öelda heas mõttes ka vanakooli raudtee komponendi ka, mis tegelikult ei ole ka kadunud mitte kuskile. Aga see, mida Monika lühidalt tutvustas ka, et need võimalused, see high-rail nii-öelda tüüpi sõidukid, mis on täna mõeldud raudteel erinevate tööde läbiviimiseks, et siin te praegu näete just taristutööde läbiviimiseks mõeldud autot, et kui varem samasuguseid töid tehes pidi iga kord selle sama suure veduriga kõike seda varustust ja materjali sündmuskohale nii-öelda viima, siis täna väga mobiilsed, tublid mehed, kes on roolis, jõuavad nii-öelda tööpaigale väga kiiresti lähedale. Et sellised autosid on meil siis nii-öelda Teeametis, sellised autosid on meil elektrivõrkudes, sellised autod on meil meie siis päästerongil. Nii et täna need võimalused teha operatiivselt ja ka võrdlemisi keskkonnasäästlikult töid on nagu päris hea. Ja peale selle, eks ju, et Teeamet siis on taristuteenistus, kes hooldab siis meie raudteed, on meil tegelikult ka teisi osakondi seal, et näiteks meil on kinnisvara, siis hooldame ka päris palju tegelikult kinnisvara, näiteks jaamahooneid. Samuti on meil seal ka turvangusüsteemid, ehk siis tänapäeval kõik see, kuidas see raudtee juhtimine käib, on tegelikult läbi selliste süsteemide, mis siis enam ei ole nagu vaja sellist inimest sinna, kes siis vahetaks pöörangut, vaid kõik käib siis keskselt läbi arvutite juba. Et siis sellega tegeleb meie taristuteenistus ja mainitud on ka, eks ju, et meil on ka elektrivõrgud, et ka sellega on siis taristuteenistus tegutsemas. Aga peale taristuteenistuse võib-olla üks teisi suuremaid selliseid teenistusi on meil liiklusteenistust. Ja liiklusteenistus siis tegeleb igapäevaselt sellega, et tagada siis sujuv ja ohutu liiklus Eesti Raudtee taristul. Ja seal on siis tegelikult meil inimesed, kes siis istuvad siis juhtimiskeskustes ja samamoodi siis jaamades, nagu me eelnevalt teile näitasime, et nagu siin Kopli kaubajaamas on ka omad siis liikluskorraldajad, kes siis igapäevaselt sellega toimetavad. Ja siis inimesed, kes tegelikult ka tegelevad sellega, et teha siis graafikuid, et kuidas need rongid siis vastavalt meie taristul liiguksid. Väga oluline ka, et nad liiguksid nii-öelda täpselt, et nende märksõna on see, nagu ütlesime, oleme rõhutanud seda ohutust ja turvalisust ka, et siis just liiklusteenistuse inimes on väga oluline selle ohutuse ja turvalisuse tagamisel ka, et nad mitte jälgi see, et rongid liiguksid ka täpselt, vaid nad ka väga sellise mitme silmavaari põhimõttel kontrollivad ka, et rongide püsiksid liiklusgraafikus ei tekiks nii-öelda liiklusohtlik olukord, ka see on 24 tundi pideva nii-öelda monitoorimise ja jälgimise all.
nii, aga siis võib-olla ka ohutusteenistus, eks ju, et sina ise ju töötad ohutuses. Et ka ohutusteenistus tegeleb väga olulise asjaga, et see, sa võidki rääkida läpsemalt, millega te tegelete? Et see nagu juba läbivalt mitu korda oleme öelnud, et see Eesti Raudtee jaoks üks suuremaid väljakutseid ja suuremaid põhimõtteid on ohutuse ja turvalisuse 24 tundi igapäevane tagamine. Siis täna tõesti Eesti Raudteel on täna toredaid koostööpartnereid, kelleks on nii päästepolitsei, kiirabi, häirekeskus, kellega me koos teeme oma ohutusalaseid ja turvalisusalaseid nii-öelda kampaaniaid ja toiminguid ja aktsioone. Samas Eesti Raudtee on koostöös Operation Lifesaveriga koolitanud välja nii-öelda ohutussaadikud, kellega me siis käime siis koolides juba aastaid, võime öelda ka, et erinevas vanuseastmetes. Ja täna oleme võtnud ka Raudtee poolt südame asjaks jõuda lausa lasteaia vanematesse rühmadesse välja eesmärgiga jagada nii-öelda ohutusalast sõnumit, nii-öelda hästi lihtsalt öeldes ka, mis on õige ja mis on vale, mis on lubatud ja mis on keelatud raudteel. Ja siin saabki välja tuua kindlasti teile kõikidele, kuna nutitelefonist on saanud tänapäeva maailma igapäeva meie kõikide igapäeva lahutamatu osa, eks. Siis ma head sõbrad, kes te teise poole ekraani olete, et see kui te ükskõik, kas te ületate jalgsi täna kuskil raudtee ülesõidu kohas või kui te lähete oma ema-isaga ületate kuskil autos, siis raudtee ületamine alati on kõrgendatud ohuga seotud, siis palun, kui te jõuate raudtee äärde, jääge seisma, tõstke pilk oma nutiseadmest hetkeks üles, kui teil on kõrvaklapid, mida täna väga palju kasutatakse, võtke või eemaldage kõrvast kõrvaklapid, vaadake vasakule, vaadake paremale, kuulatage ja siis ütled oma sõbrale, iseendale, emale, isale, et see on see hetk, kui on ohutu ja turvaline ületada nii-öelda raudteed. Nii, aga enne võib-olla, kui me küsimusteni lähme, et mul on tegelikult pisike üleskutse ka teile, et nimelt otsige meid Facebookist üles, pange sinna lihtsalt Eesti Raudtee ja kirjutage meile sõnumitesse üks asi, mis teile tänasest siis kõige rohkem või enam meelde jäi. Ja nende vahel me siis ka loosime välja auhindu Eesti Raudtee erinevaid siis meeneid. Nii. Aga igal juhul väga tore ja teadki ka, et täna küll räägime ekraani vahendusel, aga te olete alati kokkuleppel, kas siis Monika või Monika meil on keskne ongi meie siis kommunikatsiooniosakond, kus kaudu saab siis kas tulla ekskursioonile või siis tulla lihtsalt tutvuma. Me oleme alati valmis teid võtma veel vastu ja ka nii-öelda siis tegema nii-öelda juba tulevikus, kui see on lubatud ka füüsilist ringkäiku nii-öelda meie objektidel. Ja võime öelda garanteerida, et see on huvitav. Jah, tänud kuulamast. Tänud kuulamast. Nii, aga oleme siis nüüd kibekähku jõudnud siia Telliskivisse, kus on siis meie kaasaegne modernne kontor. Et me oleme siin juba paar aastakest olnud ja vastame siis nüüd teie saadetud küsimustele. Nii, aga vaatame siis, mis esimene küsimus meil on tulnud. Päris huvitav küsimus, et Maarjus, et kuidas sina ise alustasid selles ametis, et kuidas sa jõudsid selleni? Võib-olla siis hea küsida, kuidas ma jõudsin Eesti Raudteesse ka, et see on nagu kõige parem ja klassikalisem ikkagi selline hea romaan, eks, kus maapoiss tuleb linna õnne otsima. Ja tulek oli siis ka, et konkursi korras aastal 1999, et nii-öelda eesmärgiga tulla lihtsalt linna, olla kuskil natukene aega ja siis vaadata edasi, mis siis linnas muud põnevat on. Selle aastaga saime aru, et see Eesti Raudtee järjest rohkem hakkas mulle iga kuuga järjest rohkem meeldima. Iga kuu ma tundsin järjest rohkem, tahtsin ma raudtee kohta teada. Tähendas seda, et läksin
omandama mingil hetkel raudtee eriharidust ja siis täna olengi siis nüüd mitte 1 aasta, vaid 22 aastat töötanud Eesti Raudtees. Aga sul on ka tegelikult teine roll ka juures, eks ju, et sa oled ka OLE koolitaja, et OLE on siis MTÜ, mis tegeleb Eesti raudteeohutusega. Et kuidas sa OLE koolitajaks sattusid? Et nagu ütlesime ka, et üks igapäevatöö on ju ettevõttes nii-öelda ohutuse ja turvalisuse tagamine, siis iseenesest loogiline jätk oli see ka, et Eesti Raudtee ja Operation Lifesaveril on pikaaegne hea omavaheline koostöö ja OLE lihtsalt koolitab väga professionaalselt nii-öelda ohutussaadikuid, kes siis nii-öelda, mis on väga oluline, ühtse ja läbimõeldud sõnumiga üle Eesti käiksid siis nii-öelda levitamas ja tutvustamas siis raudtee ohutusalast sõnumit. Ja tegelikult olen ka mina selle koolituse läbinud, et eelmisel aastal, nii et ka mina räägin lastele siis ohutusest. Aga minu lugu võib-olla selles mõttes on pisut lühem, et nagu ma alguses teile ütlesin, et olen siis Eesti Raudtees pea 4 aastat töötanud, et minuni siis jõudis Eesti Raudtee nõnda, et siis personaliotsingu firma kaudu otsiti siis kommunikatsioonijuhti ja siis sattus siis minu CV nendele. Aga samuti nende aastate jooksul ma olen hästi palju intervjuusid teinud meie töötajatega ja tegelikult väga paljud on välja toonud selle, et miks nad just raudteesse tulid, on see, et nad soovivad siin suuri asju ära teha ja tõepoolest seda see ettevõte ka võimaldab. Ja samuti on meil ka väga palju tegelikult raudteeperekondi, ehk siis ollakse nii-öelda vanaisad, vanaemad, emad, isad, lapsed, et kõik, kes on siis perekonniti meile tööle tulnud. Nii, aga siis räägime tööülesannetest. Mis on sinu kõige põnevam tööülesanne, mis sa oled siis pidanud tegema? Oi, neid tööülesanneid, ma ei tea, kui meil oleks täna kella 6-ni aega, siis ikka jääks aega väheks ka, et eks see töö ongi nii nagu Eesti Raudtee põhisõnum on, eks pidevas liikumises, et siis minu igapäevatöö on selles mõttes ka või võimaldab mulle igapäevaselt liikuda väga palju, liikuda nii-öelda mööda Eesti Raudteed, suhelda erinevate inimestega, kunagi ettevõttes sees, eks, kus me alates võib käia Paldiskist Tallinna ja Tallinnast Narva, Narvast Valka, Valgast Koidulasse ja niimoodi päevast päeva. See on kindlasti üks väga huvitav pool, mis on täna võimalik teha oma inimestega ettevõttes sees, väga huvitavaid asju. Teine asi kindlasti on see, et on nende aastatega uskumatult oluline Eesti Raudtee jaoks on meil koostööpartnerid. Koostööpartnerid, kõik need, kes aitavad meile kaasa meie nii-öelda põhieesmärke täita, näiteks ma korra olen ka välja toonud meie väga hea koostöö näiteks, kui me räägime ohutuse ja turvalisuse tagamisel, eks, et pääste, politsei, kiirabi, häirekeskus, siis nende erinevate spetsialistidega, neilt ise õppides, neid õpetades, luues üles sellise head võrgustikku, et see on väga huvitav väljakutse ka, et kus sa siis saad aru mingi hetk, kui ka midagi näiteks juhtunud ka, et kõik asjad lähevad nii selliselt, nagu me oleme oma koostööpartneriga leppinud kokku selleks, et võimalikult hästi ja kiiresti mingeid olukordi lahendada. No kommunikatsioonijuhina ma pean ütlema, et see on ka suhteliselt põnev amet, et absoluutselt ükski päev ei ole sarnane teisele, et iga päev on erinevad ülesanded, et kindlasti üks meeldejäävamaid minu jaoks oli Kopli raudõppuse korraldamine. Et Marius, äkki sa mõne sõnaga räägid ka sellest? Ja, no see haakub selle varasemaga ka, et just nimelt seal on ka kindlasti see sama, mis ma rõhutasin, et üks on see, et Eesti Raudtee jaoks selle ohutuse turvalise tagamisel on koostööpartneritega väga oluline sisse ka see üks oluline lüli ka selles heas koostöös ettevalmistuses, et see on nii-öelda Eesti Raudtee kogu aeg olla põhimõte, et nii palju vähegi saab olla erinevatest sündmustest üks samm ees. Selleks, et ikkagi eesmärk on, et ei juhtuks. Kõige tähtsam on see, et meie kõik enam ka väga paljud, meie väga kallid investeeringute projektid lähedki seega, et olla erinevatest asjadest üks samm ees, olla kogu aeg parem. Teine asi, sellise õppuse tegemine on kindlasti oluline ka selleks, et kui siiski mingisugused kaitsekihid nii-öelda läbitakse, et me oleksime valmis selleks, et kui on juhtunud, et ka siis me saaksime võimalikult hästi hakkama selleks, et see tagajärg oleks võimalikult leebe ja kiiresti likvideeritav ja loomulikult selle käigus me siis ka tänapäeval on väga oluline, lisaks on see koostöö, kuni siis just nimelt ka väga heade kommunikatsiooni edastamisteni välja, eks on see, mida me tegelikkuses harjutame selleks, et siis päris elus olla paremini valmis.
Et võib-olla lihtsalt taustaks ka see, et see Kopli raud oli siis selline õppus, kus me lavastasime siis reisirongi ja kaubarongi kokkupõrke. Ja seal olid siis tõepoolest meil pääste, kiirabi, politsei ja kõik sellised ametkonnad kohal ja tõesti väga põnev oli. Aga kommunikatsiooniametis ikka ma peaks ütlema ka seda, et igapäevane selline meediaküsimuste temaatika on väga põnev, sest sa mitte kunagi ei tea, mis sult küsitakse nagu umbes täna. Nii et kindlasti see on üks osa. Ja tegelikult üks asi, mis mulle veel väga meeldib, on intervjuusid inimestega ise teha. Et ma korra näitan teile ka, et meil on selline siseajakiri, et see on tõepoolest juba nagu ajakiri, et üle 40 lehe, et me teeme siis intervjuusid oma töötajatega ja räägime projektidest siis, et millega Eesti Raudtee tegeleb. Nii, aga võtame siis järgmise küsimuse. Milline inimene sobib Eesti Raudtees töötama, mis sina arvad? Äge. Mina ütleks natuke pikemalt, et kindlasti Eesti Raudtee töötaja peaks vastama meie väärtustele. Et meil on 4 väärtust, koostöö, ausus, uuendusmeelsus ja professionaalsus. Et siis need, kes tunnevad ennast ära, et võiksid võib-olla vaadata raudtee poole. Ja samuti ka see, eks ju, et kui sa soovid tõepoolest teha midagi suurt ära Eesti riigi hüvanguks, siis selles ettevõttes on võimalik. Ja kindlasti võilla siia ma lihtsalt ühe väikese täiendusena saan ka juurde öelda, et täna on see, et inimesed, kes on tulnud siia tööle ja siin töötamise käigus, kui isegi kui nähakse väga kaugetest riikidest võimalusi oma tööülesande paremaks täitmiseks, siin projektide elluviimiseks, on ettevõte täna võimaldab ikkagi väga hästi ettevõttes töötada inimestele enese täiendamise võimalust, isegi siis, kui need on tihti võib-olla väga kauged ja piire ületavad, et ka see on väga oluline, et sul on võimalik, kui sa vähegi ise tahad ja tunned huvi, et see juurde õppimise ja täiendamise võimalus on see, mida sulle tegelikult ettevõte täna võimaldab väga lihtsasti. Jah, sest tegelikult raudteeharidust kui sellist on üpris keeruline Eestis saada, et seetõttu meil on ka oma koolituskeskus, et õpetame ka välja väga palju koha peal. Nii et ka selline võib-olla huvitav fakt teie jaoks. Aga võtame siis järgmise küsimuse, et milline amet on kõige põnevam, mida sina arvad? Eesti Raudtees või? Jah. Päris hea, et minu arust on kõik ägedad põnevad, et siin ma võib-olla sellist mingisugust head paralleeli kasutaks ka, et minu arust on võib-olla põnevusega, ma ei oskagi mingi paralleeli väga tuua. Minu amet on kindlasti kõige põnevam. Aga võib-olla on lihtsam seda sõnastada vajadus, siis ma siin tooks selle paralleeliga, kui kunagi on, kui ma eksi seal kuskil Ameerika NASA kosmoseagentuuri käest koristaja käest ka küsitud, eks, et millega sa tegeled. Vastus oli väga lihtne. Saadan nii-öelda kosmoselaevu kuu peale. Et siis selles mõttes ka siin on see, et eranditult on see, kus kõik töökohad annavad oma panuse selleks ka, et rongiliiklus, raudteeliiklus, ehitamine, uue projektid, koostöö, ohutus, turvalisus, kes iganes, kõik annavad selles tegelikult tõenäoliselt oma panuse, isegi võib-olla enda jaoks igapäevaselt märkamatul moel. Et võib-olla on see ka, et täna me ütlesime 670 inimest, tänane ettevõte on väga hästi komplekteeritud ja ma arvan, kõik annavad väga hea oma pisikese panuse selleks, et tulemus oleks kihvt. Ma olen täiesti nõus sinuga, Maarjus, et võib-olla mida ma veel eraldi välja tooks ka selle, et meil on sellised põnevad sellised töökohad nagu näiteks päästerong. Et päästerongis on samamoodi väga põnevad juhtumid, mida nad peavad lahendama, et võib-olla sellised suuremad näited on näiteks kuldne õnnetus, et kus siis rongi ja veoauto kokkupõrge oli, et siis rong läks siis lausa rööbasteelt maha ja siis päästerong on see siis, kes siis tulevad sinna asupaika ja hakkavad siis seda olukorda lahendama, ehk siis tõstma seda rongi tagasi siis rööbastee peale. Ja, see on tegelikult paljude jaoks päris uudis, et isegi ka nende jaoks, kes võib-olla igapäevaselt puutuvad raudteega rohkem kokku, et Eesti Raudtee nii-öelda sellise vastutustundliku ettevõttena tõesti ööpäevaringselt peab üleval nii-öelda 2 avariigruppi, eks nii Tallinnas kui Tapal, selleks, et olla ööpäevaringses valmiduses, kui midagi on juhtunud, võimalik kiiresti reageerida, eesmärgiga ka, et see olukord likvideerida ja loomulikult Eesti Raudtee üks ülimaid eesmärke taastada siis selline katkematu rongiliiklus.
Et selles mõttes sa pisut nagu vastasid ka, mulle tundub järgmisele küsimusele, et järgmine küsimus küsib seda, et mis on kõige erilisem masin, mida te kasutate? Et mis sa arvad, kas see võib olla päästerong? Ja päästerong koosneb tõenäoliselt väga erinevatest sellistest nii-öelda seadmetest ja agregaatidest, aga võib-olla tõesti selles on huvitav, see on nagu raudteepäästekraanad, eks, mis on, mida sellisel kujul just päästekraanadeks, mida sellisel kujul ei olegi Eestis rohkem kui ainult Eesti Raudteel. Selleks on ka teistpidi Eesti Raudtee heaks koostööpartneriks teistele riiklikele asutustele ka, kus me võtamegi nii-öelda osa ülesandeid tänu just nimelt oma sellist väga erilistele ja keerulistele agregaatidele selle vastutus enda peale, et selleks, et siis olla valmis. Ma võib-olla ütleks sellise huvitava faktiga siia juurde, et tegelikult seda päästerongi käiakse vaatamas naaberraudteede poolt ka, kuna see on tõesti väga ainulaadne lahendus ja ta tegelikult tuli Eesti Raudteesse ameeriklaste ajast. Et meie sellised osanikud või omanikud olid kunagi ameeriklased. Et sealt see ka tuli. Et võib-olla selline huvitav fakt. Nii, aga nüüd tuli veel üks küsimus. Küsimus on palkade kohta. Et kui suured on palgad Eesti Raudtees? Et ma võib-olla vastan sellele ise, et see kõik oleneb tegelikult töötaja enda panusest. See oleneb sellest, milline on sinu haridustase, mis tööd sa teed ja nii edasi. Et aga ühte asja ma võin kindlasti öelda, et Eesti Raudtee on vastutustundlik ettevõte, mis tähendab seda, et me soovime, et meie oleksime palkadega konkurentsis, et meie palgatasemed vastaksid siis reaalsusele. Ja seetõttu me viime pidevalt läbi siis uuringuid, kus me siis võrdleme ennast sarnaste ettevõtetega, et olla ikkagi konkurentsis. Ja no mida aeg edasi, seda olulisemaks see läheb, sellepärast et raudtee kui selline areneb pidevalt, tulemas on suured projektid, lähiajal me oleme tegelikult investeerimas üle 500 miljoni euro, nii et tööd jagub väga, nii et selles suhtes vastavalt panusele. Nii, aga vaatame, kas meil on veel küsimusi olnud. Rohkem küsimusi ei olegi, nii et ma loodan, et teil oli huvitav, et meil kindlasti oli ja nagu tegelikult alguses me ütlesime, siis olete alati oodatud tulema külla meile. Samuti, kui te soovite, et me tuleksime koolidesse ohutusest rääkima, siis tuleme hea meelega. Nii et, Marius. Ja ikka lõpusõnana ka, head sõbrad teise poole ekraani ka, et kui lähenete raudteele, siis ikkagi hetkeks jääme seisma. Tõstame oma pilgu sealt nutiseadmelt üles, võtame kõrvaklapid peast ära, vaatame vasakule paremale, vaatad korraks, kuulad korraks ja alles seejärel hakkame raudteed ületame. See on meil väga suur palve ja meie suur soov. Ja usku mind, siis on kõik väga äge. Aga aitäh! Aitäh!